City Flash Radio. Ja, weet je wel, weet je bij tere kõikidele toredatele inimestele, kõik, kes te olete taas koos meiega saatega Nuta või naera ja tõesti nuta või ära naera või naera ja nuta on meil täna kaks väga lahedat saatekülalist ja me teeme kohe juba saate alguses esimese väga laheda challenge'i. Enne seda, kui me sinna jõuame ja ma jõuan kohe tutvustada, meil on kaks tätoveerijat, tegelikult üks on Estonian Tattoo Supplies esindaja Kristjan ja siis on meil ka David, kes on pärit justkui nagu Itaaliast, aga ta räägib väga puhtalt eesti keeles ja tema on siis tätoveerija. Aga enne seda, kui me jõuame siis saate selle poole peale, mis nüüd juhtuma kohe hakkab, näitan oma kiiresti ära, mis me täna ära loosime, nimelt siis 5 sellist lahedat purki, see on siis gurmee soolt sapi poolt ja te olete kõik, kes on juba osalenud, väga palju osalejaid oli, suured tänud kõikidele, kes jagasid seda loosi ka. Ja siinsamas siis selle loosirattaga me siis täna loosime ühe õnneliku välja, kes saab kõik need 5 tükki endale koos väga laheda kotikese ka. Aga me läheme nüüd kohe siis selle kõige põnevama asja juurde, kohe täiesti saate alguses, miski pärast me paneme kohe käima ühe Laura Lee loo. Ja enne seda, kui me tutvustame neid põnevaid inimesi, siis oota, ma korraks juhatan siis Laura sinu peale. Räägi, Laura, mis toimub ja mis me nüüd tegema hakkame? No, hingad või? Me mingil teadmata põhjusel hakkame minu parema käe keskmist sõrme tätoveerima samal ajal, kui ma laulan. Ahah, proovime. Oota, David, kas sa oled valmis? David tähendab, ma tahan kogu aeg David öelda miski pärast. David, pronto. David, okei. Räägi nüüd, lase meile korraks seda soundi, mis sealt välja tuleb. Nii vaikne. Okei. Nüüd me teeme siis sellise challenge'i, et me laseme nüüd teha siis Laura sõrme peale ühe tätoveeringu ja samal ajal Laura peab hakkama laulma. Nii et why not, see on Laura Lee. Enda kõige raskemat laulu, aitäh, suurepärane. Läks. Fantastiline laulu. Ja me nüüd siis juba nüüd läheb peale kohe. Mis mul käsi liigub selle peal? Sina, Laura, ole valmis laulma? Ei ole, oota kohe see tuleb mu naha pihta. Läheb. Broken and I can't sleep Cause I'm dreaming of you, baby. Issa kui rõve see on. Oota. Laula. But this time it won't get better. Laula. You left me alone today And it hurts cause I know why. Sa pead laulma nii, nagu sa laulad siin. Ja, tuleb. See pall lihtsalt. You're breathing, you're breathing. My soul is bleeding, it hurts cause you're leaving. You're breathing, you're breathing. My soul is bleeding. Kuidas on? Be alright tonight or no. Sometimes things go wrong, you should know. Ja jõuame siia vahe kommentaaridesse nüüd. Laura, räägi, mis sa tunned, et sul on ju varem ka tehtud tätoveeringuid? Ausalt, see kõige rõvedam, mis mul tehtud on. Miks? Mis sa tunned? Keegi üritaks mul lihtsalt konti lihtsalt hööveldada praegu.
see on nii kondi pea, see on nii rõve. Sa võid vahepeal anda mikrofoni Davidile ka, et Arvad, jah? David, kas see koht on üldse valus koht ka või muidu päriselt? No kui õigesti tatueerida, siis ikka seda peab korralikult siia nagu lööma. Ahah. No see on niisugune valik, et osad artistid ei tee seda kohta nukke nagu. Aga see on sellepärast päris keeruline koht, kas on see, et kas feidib minema, ehk siis kulub ära, või siis on see, et jääb ilusti. 2 valikut. Nii, Laura, laula! Be alright tonight or no, 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 no. Sometimes things go wrong. You should know, you should know. Oh, you should know, you should know, you should know. Tegelikult väga hästi saad hakkama ju, Laura. You should know. Mulle tundub, et sul tuli päris hästi välja see laul. Ma ei tea muidugi, kuidas see otse eetris praegu inimesteni jõudis, kas Laural oli selline mää hääl või ei olnud, aga tundub, et ei olnud. Kuidas sa ise nüüd tunned, Laura, kuidas sul see käsi, võrreldes kõiki neid muid tatoveeringuid, mis sa oled teinud? See on kõige rõvedam. On või? Mis see kõige rõvedam praegu on? Kas ta nagu läheb täitsa sinna sulle? Jaa, see on ikka tunne, nagu sa üritaks viilida mul sõrmeluud. Aga meil on siis tänased külalised, keda me nüüd hakkan vaikselt ka tutvustama ja samal ajal, kui David teeb siis tatoveeringut, vahepeal Laura võib talle mikrofoni anda, siis esimesena me tutvustame Estonian Tattoo Supplies esindajad. Kristjan, tere Kristjan! Tere! Räägi sina nüüd vahepeal. Kes sa oled, kus sa tuled, mida sa tahad? Jah. Ma olen Kristjan, tulen Haapsalust, Pärnust, Tallinnast. Ja sina oled siis, ühesõnaga, kui me nüüd räägime siis sellest, et kui keegi tahab üldse olla siis tatoveerija või keegi tahab avada oma tatoveerimissalongi, siis kõige mõttekam oleks kohe siis jutule minna sinu juurde. Jah, et meil ettevõttesse, et kas siis mina või siis teine klienditeenindaja siis seal aitab teid, et oleneb siis, mis teil vajadused seal on. Ja tavaliselt on see, et need, kes tahavad ju millegagi alustada, siis neil raha ka kunagi ei ole. Et kui palju peaks olema näiteks raha, et siis ütleme näiteks, millega David praegu teeb, kui palju võiks maksta selline, tal on siin, ma vaatan, et patareide peal selline uhke tatoveerimisaparaat. Kas see on see Metox või? Ei, mitte Metox. Equalizer, jah, see on Equalizer. Proton on see masin, siis Proton MX masin maksab ise 360 €. Väga töökindel masin, väga võimekas ja vähe vibratsiooni ja ka heli, ja Saad salaöösiti teha niimoodi, et tema on kodus kõrvaltoas, aga keegi ei saa teada. Ja ka see aku on siis, ma nüüd peast ei mäleta, kas oli 70 või 80 €, ja seda akut on meil siis ka selle sama ETS logoga lastud teha. Ja et saadki lihtsalt juhtmevabalt tätoveerida, et ei ole siis seda probleemi, et masinjuhe jääb kuhugi toolirattalle ja nii edasi. Ehk siis tegelikult, kui ma näiteks lendan kuskile Taisse mingi 8 tundi, siis ma võiks ju tegelikult samal ajal mingi tatoveeringut kellelgi teha. Jah. kui lubatakse. Terves liiv. Aga see vist ei ole, selle relvaga ma vist pääsen igalt poolt läbi ka, mis tal on seal mingit väga selline ohtlik asi ei ole või ta tundub ohtlikuna? No ma arvan, nõelaga vist ei lasta. Ma ei ole selles mõttes lennuturve spetsialist, et ma ei tea täpselt, millega sinna peale saab, millega ei saa. Nagu masinatega lastakse, aga masinatega lastakse ikka, aga lihtsalt näetega ei lasta. Ja. See on veits keerulisem nagu. Kas on teada mingisugused kõige ekstreemsemaid kohti ka, mis üldse, ikka kuskil on videosid YouTube'is tehtud, et mis on kõige ekstreemsemad kohad üldse, mida te teate, kus on tehtud, ma ei tea, languväärි hüppe ajal või mida iganes? Liikuvusautos on kindlasti tehtud, aga mina omalt poolt soovitaksin ikkagi tattoo kunsti juures mitte taga ajada ekstreemsusi, vaid jääda siis kunsti poole juurde võimalusel, et just hügieen, puhtus ja ilusad tööd, et ekstreemsus võib alati teha, et aga jah. Õige, loomulikult eelkõige ikkagi see, et puhtus ja et klient oleks ikkagi rahul ja et ikkagi ilus töö oleks, et ei peaks seda üle tegema. Kui palju juhtub selliseid asju, et kas sul on tehtud mingid tatoveeringut, mida on sul keegi pidanud üle tegema? Mul ei ole ühtegi cover-up'i selles mõttes, et ei ole siis nagu uue tööga vana tööd üle löödud. Küll aga väga tihti tatoveeringud vajavad siis touch-up'i, ehk siis, et paranemisprotsessi käigus mingi osa siis tindist
siis ei jää sisse niimoodi nagu oleks ideaalne. Ahah. Ja tihti tööd mingit touch-up'i vajavad. Et aga cover-up'i mul ei ole ühtegi. Mis on sinu jaoks kõige valusam koht, kus on sulle tehtud tätoveering? Solaris plexus, ehk siis eesti keeles kolmnurk. Kolmnurk, ja. Siin on närvide sõlmpunkt, mis oli siuke, et valu üle terve keha kuidagi, kuigi nööl käib ühes kohas. Et see Me küsime vahepeal Davidi käest, mis on top 3 selliseid, kuidas ma ütlen, top 3 kujundeid või, mida siis naisterahvad, ma ei tea, siis kõige trendikamalt teevad endale? Hunt, kell ja roos. Ahah. Nagu mul kaela peal on. Et siis tänapäeval on see, ei loe see, mida nagu naised trendikaks loevad, vaid lihtsalt, mis on trendikas, see võib olla nii meestel kui ka naistel, jah? Jaa, nagu, no muidugi jah. Sest ütleme nii, et see on nii seinast seina nagu, kes tahab mida. Kas on mingid selliseid tätoveeringuid ka, et umbes keegi tuleb ja ütleb, ma tahan seda tätoveeringut teha, sina ütled nagu, oi, ei, mina sellist asja ei tee, ma ei tee elu seest sellist, kas on nagu mingid piire ka kuskil? Kas öeldakse ei või pigem see, et võetakse kõik vastu, mis raha sisse toob? Mul on piirid ka, aga ma eks ütleme Gehardi peal olen katsetanud Ma kõike. tahtsingi öelda, et ega natuke üle piiriga läida. Jaa, ma olen ikka ütleme nii, et miks ma olen läinud, ma tahtsin ikka proovida, tahaks teada teatud kohti ka nagu. Et ütleme nii, et see üle piiri, see oli ikka next level minul isegi. Sõbrad ja kõik nägid. Väga huvitav, kaugel me praegu juba oleme sellega, kas seal on vaja veel, kuidas sa tunned ennast, Laura? Rahulikumalt. Nüüd on nagu suurem töö nagu vist tehtud, jah? Mul on see, tulen pingelt maha praegu ja siis hakkan magama vajuma. Aga kui me nüüd jõuame Kristjani juurde tagasi, siis kindlasti väga paljud tahaksid teada, kas praegu tänapäeval on veel kohta tätoveerijatel? Ma ütlen seda, et kas neid tätoveerijaid on iseenesest juba meil palju Eestis või on veel ruumi nagu nendele uutele tulijatele? Kas kunstnikele ja uutele artistidele on veel kohta? Jah, täpselt sama küsimus, jah. Eestis on meeletult tätoveerijaid tegelikult rahva arvu kohta, meil on neid palju. Kindlasti, kui tekib uusi annekaid artiste peale, mida kindlasti tekib, see on loomulik asjade käik, ma arvan, ikka ruumi, et piirid seab su enda tahe ja talent. Ja siit kohalt siis see küsimus, et kui palju peaks siis olema ühel uuel tätoveerijal siis raha, et tulla näiteks teie juurde ostma siis nagu tervet seda komplekti, vaata, ja mis seal komplektiks peaks kindlasti olema? Et tänapäeval on läinud väga populaarseks tegelikult siis üldse isegi mitte see, et inimene tahab hakata siis profitätoveerijaks, vaid selline hobitätoveerimine, et tehakse iseendale või oma sõpradele siis mingisuguseid tätoveeringuid ja väga populaarseks on läinud ka handbookimine ehk siis ilma masinata tätoveerimine. Ja seda saab teha nõelad ja värvitopsid ja mingid kindad ja et see on mingite mitmekümnete eurode küsimus ainult. Aga masinaga on normaalselt selliselt tätoveerimine, et kui me räägime vanakooli coil-tüüpi masinatest, klassikalistest nõeltest, et siis saab seal 100+ euro hulgas saab juba siis hakata nagu tätoveerima niimoodi, et see on nagu ohutud vahendid, hügieeniline, aga kui me räägime nüüd sellistest pen-tüüpi masinatest, mis kasutavad neid nõelamooduleid ja mis on palju tänapäevasem ja mugavam vahend, et hoiad nagu pliiatsit, et siis seal me räägime 300 eurot kuni 500 eurot kuni üles, et ja esialgu kindlasti ei olegi mõtet mõelda siis mingi stuudio nagu sisustamisele, et ikkagi vaadata, kuidas välja tuleb ja et pigem leida oma enda nišš. Ja küll need asjad jõuab, sa ei pea ostma kõike korraga, aga tattoo-setid meil hetkel on läbi müüdud, aga lähinädalatel komplekteerime jälle uued ja siis meil kodulehed saab vaadata. Me praegu siit ei näe, kui palju sul võib olla neid tätoveeringuid, aga tundub, et sul on nagu päris palju neid, et alustades seda, et ma näen, et sul on siin silma juures, siin kõrva juurest läheb. Sul on peopesas. Sul on peopesas, sul on, ma vaatan, sul on käed, sul on siit kõri juurest on sul, eks ole, mis on siis, kui palju, mitu protsenti sinu kehast näiteks on sul kaetud tätoveeringut alla? Mul on vabad on reied
ja siis kõht rinnast allapoole. aga reied on ju päris populaarne koht nagu, noh, okei, naistel rohkem. Reied on kõige populaarsem koht siis tätoveerijatel endal, et kui nüüd harjutada tätoveerimist just algajal, et siis Teevad ise endale jala peale. reied, et seda on hea mugav teha ja okei, 7 kihti peale järjest tehakse üle. Siis trips-traps trulli mängida. Me oleme valmis Ahah. saanud. Nii. Kas te soovite Tun-tõ-rõ, kommenteerida? väga nunnu tuli see välja. Kuhu kaamerasse ma nüüd näidata saan, mis mul siin siia või? jah. Nii, et ma nüüd üritan aru saada. No mul on siin kusagil, äkki nüüd näete? Ahah. Siin on minu imeline Eluks ajaks. eluks ajaks City Flash minu käe peal, nii et nüüd ma olen peaaegu verega seotud. Jah. Enam ma ei pääse. Enam sa ei pääse mu käest. Õnneks nüüd tuleb varsti album ka välja ja siis... Ahah, me hakkame kiletama ka veel. Õigus, jaa, siis tuleb see kiletamine ja siis tuleb veel seda ju veel ka... Hakata kreemitama. Kreemitama, jaa, nii et see on ka päris oluline asi. Jaa. Aga mida me veel Kristjanilt hästi olulist kindlasti tahaks veel teada, on see küsimus, et kas on nagu, kuidas ma ütlen, vanasti olid need nakollid, eks ole, siis kas tänapäeval on, kas keegi eristab ka neid igasuguseid märgistusi ja asju või tänapäeval see enam üldse ei ole oluline? Noh, näiteks kellelgi on silma all mingisugune, ma ei tea, pisar, siis see kindlasti tähendab seda, vaata. Või enam ei vaadata seda asju. Kindlasti on ikkagi mingisugused vanglakultuuri tätoveeringud, ma olen täiesti kindel, ikkagi eksisteerivad veel, eks ju. Aga et mida aasta edasi, seda rohkem me lähme sinna, et enamus tätoveeringuid on siis tegelikult täiesti tavalistel inimestel ja nüüd aastal 2021 me oleme tegelikult jõudnud sinna, kus siis tätoveeritud on rohkem naisi kui mehi ja praktiliselt poolte tšikkidel on kuskil mingi väike koht. See on nii tavaline. Tätoveeringud on läinud nagu väga mainstreami, küll aga kui nagu hakkavad tätoveeringud olema nähtavate kohtade peal, et siis ikkagi mingisugused eelarvamustel mingitel inimestel su kohta on. Ja, aga õnneks oleme ikkagi jõudnud sinna ajastusse juba, kus see on juba täitsa normaalne, et igal inimesel juba on juba tätoveeringud ja ega enam inimesed väga imelikult ei vaata ja õnneks jumal tänatud, et see nii ka on, sest et kõigil on võimalus endale teha oma unistuste tätoveering. Ja tegelikult ma küsin kohe, teeme niimoodi, et David praegu ei ole meil siin mängus, aga sinu 3 lemmikut Eesti tätoveerijat? Ei. Ei vä? Ei saa öelda vä? Okei, mitte lemmikumat. Mul ei ole isegi, mul ei ole lemmikartisti isegi näiteks muusika puhul, et mul on väga palju artiste, keda mind on ja samamoodi on tätoveeringu koha pealt, et enamasti väga tihti on artistidel tekkinud mingi oma stiil, mingi oma käekiri ja ma isegi nagu mitte, et ma ei tahaks neid panna järjekorda, vaid ma ei oskaks, et sa ei saa võrrelda mingeid eri stiile. Nagu erineva muusikastiili just oleks. Ja kindlasti ma ka ei taha panna tätoveerida järjekorda. Aga kes sulle kõige rohkem teinud on nagu enamus? Tarvi läbavõitleja. Ja miks tema? Me teenisime temaga koos Kaudspataljoonis ja olime siis ka Afganistanis korra koos, et tema missioon tuli ära, me läksime ja ta hakkaski tätoveerima siis tegelikult kaitseväes, et selleks hetkeks, kui tema läks tsiviili tätoveerijaks, oli ta teinud juba mitusada tätoveeringut ja mu esimesed tätuud olid üldse kasarmatoas Kaudspataljoonis ja sealt nii see läks ja nüüd ma pean tatuutarvete poodi ja tema tätoveerib. Noh, nice. Igal juhul, kas mingisuguse muusika, mitte muusika, vabandust, kas tätoveerimistel on ka mingisugused auhinda jagamisi või selliseid, kas pannakse kuskile mingi purkidesse ala, sa oled seal parim, sa oled see parim, on olemas meil Eestis, jah? Septembrikuus tuleb nüüd siis Sleep Metal Expo, väga äge tatuuüritus, kus on päev läbi üldse meelelahutust, et seal saab tutvuda tatuukultuuriga, saab ka koha peal lasta ennast tätoveerida ja on ka muud meelelahutust ja eelmine aasta see jäi koroona põhjustel ära, et see aasta ilmselt äkki saab teha ja soovitan kindlasti kõigil tulla siis sinna üritusele, et kindlasti ise jagame ka selle kohta infot ja et sügisel see toimub. Oota, kus kohas see toimub? See toimub, kui me ei eksi, Kultuurikatlas oli. Väga lahe. Ja siis seal siis jagatakse siis auhindu tätoveerijatele ja on siis žürii, kes siis seda hindavad ja on ka rahvahääletus, et rahvalemmiku valimine. Väga äge. Et see kultuur on ikkagi väga suurelt hõivanud tegelikult Eesti sellise skene, et inimesed tulevad igalt poolt kokku
ja saad juba korraldada sellist suurt üritust, eriti kui rääkides kultuurikattest. Ma tean, et on olemas väiksemaid üritusi selliseid, aga väga-väga lahe. Anname nüüd Davidile ka natukene mikrofoni juttu rääkida, samal ajal kui ta puhastab oma asju, see on tema muidugi tavaline töö, mida ta alati peale tätoveerimist teeb, kõik peab olema esteetiline ja puhas. Nagu te näete, tal on ka käes on tal kindad ja nii ongi õige ja temalgi on tegelikult enamus kehast on, ma vaatan, et tätoveeringu all, et ma juba olin juba mõttes, et me peame sinuga Itaalia keeles rääkima, aga sa juba kodus õppisid selle Google Translate'i? Ja sa oled päris kiire õppija. Et räägi oma elust natukene, kuidas sa üldse tätoveerimiseni sattusid ja kust sa sealt Itaaliast tulid? No ma tulin Varesest ehk siis üleval pool Šveitsist, täpselt mäe juurest, ütleme nii. Ja Varese on selle ilusa linnakese nimi, Varese Calarate. See on sinu sünnilinn? Sünnilinn, jah, just täpselt. Ja eks peale seda 7-aastaselt tulin Eestisse ja sealt läksin lasteaeda või 6-aastaselt tulin, jah. Ja siis käisin kunstikoolis 9. klassini. Ja siis... Ja siis leidsid tee tätoveerimiseni? Ma käisin samal ajal pullos ka ja jalgpallis. No eks mul emps ikka andis täie kerega, et ma peaks igal pool ilusti käima. Aga kuidas sa selle tätoveerimismaailmasse jõudsid? Kuidas sa sinust sai tätoveerija? Kuidagi läbi kunsti et esimest korda ma tegin enda tätoveeringu Räbo juures, meie vana legend. Kui vana sa olid? 16. 16 ikka. Ja tegin endale linnukesed ja siis lõpuks mul hakkas tema juures rohkem meelde, mis me käisin tema juures, siis ma juba 18 aastast mul oli juba full sleeve ja seal hakkas mul huvitama see tätoveerimine. Kuule, tead, selline küsimus ka kindlasti hästi paljud kindlasti tahaksid teada seda, et kui palju kas Eestis on tätoveerimine, on iseenesest on see kallis lõbu või leiab ka selliseid, ütleme, no nagu sa ütlesid, et osad ju harjutavad, eks ole, kodus, kes sõpradele, kes tuttavatele, kes teevad ka mingisuguse odavama hinnast või noh, kas on see nagu kallis lõbu või pigem või selline või saab igaüks hakkama? Mis sa arvad? Mis on ainult eliitidele. Ära nüüd enda superhindadest mõtle. Kui üleüldse võtta, pigem on kallis lõbu, sest kui sa tahad kuskil minna reaalselt tätoveerima esitel õppima, siis on see, et sul peab hästi palju vaba aega olema. Nagu ikka ütleme nii, et nagu mul võttis päris kaua aega sealt õppimist ka veel, mul joppas. Kuidas sa õpid nagu? Keegi ei õpeta ju? See on siuke 50-50, kas on see, et antakse nõuandeid sulle või siis on see, keegi võtab sind tiiva alla, aga sa maksad ikkagi. Kas sul on midagi pekki ka läinud mingi kliendile, siis tuli, ei kuule, see ikka ei tulnud nii hästi välja. Muidugi. Aga mis siis tehakse, mis siis tuleb teha nagu? Kas sa annad nagu raha tagasi või sa joonistad üle? Ma olen neid seivinud. Nagu niimoodi, et ta pole märganud. Nagu selles võttes, eks ikka ma proovin igasuguseid tätoveeringuid, nagu ma ikka veel alles õpin ja nüüd ma olen nagu, mingi aeg mul oli 1,5 kuud nagu olin eemal nagu tätoveerimisest ja nagu nüüd hakkasin samal ajal nagu seminare võtma, et nagu õppida rohkem nagu teadmisi, et nagu isegi kes on olnud 10 aastat pluss tätoveerijad olnud või 20 aastat, nad ikka veel õpivad. Või just tahtsin, kas see on nagu sama, et muusikud ju samamoodi terve elu ju õppijad, lauljad samamoodi, et kuskile sa jõuad mingisugused trendid muutuvad või mingi asi läheb mingiks 3D-ks juba kätte ära või 4D-ks, 5D-ks lõpuks. Et ma ei tea muidugi, mis need täpselt asjad seal on, aga kas tuleb kogu aeg ju seda mingit uusi asju tuleb juurde, jah? Jaa, nagu selles võttes, nagu mul ongi see, et ma ennem tegelesin neid mustaga, nagu tark stiilis, aga lõpuks ma vahetasin oma nagu stiili ära. Ma vaatan, sul on jah mingid värvid seal. Ja siis lõpuks ikkagi, nagu ma nüüd hakkan vaikselt rohkem Instagramis, nagu ma nii-öelda followeritele nagu nii-öelda silma peal hoidma, et mida nad rohkem contenti nad tahavad näha, kas tark stiilis või värvilist, siis sain teada, et kõik on nii depressed, tahavad tark stiili näha. Okei. Täitsa õige. Aga äkki see ongi selline, nagu ta on nagu aegadest algusest olnud võib-olla, et kuidagi võib-olla stiilsam ka või? Nagu inimesed on harjunud võib-olla selle, kes on mind pikemat aega on jälginud sellest saati, kui ma olen õppinud, inimesed on märganud, ma teen ainult nagu must-valget ja siis nad tahavad rohkem seda näha, et nagu... Kristjan juba siin sügeleb, tahab midagi öelda, sellepärast tal on ka ju värvilist siin. Mis sa värvilise tätoveeringu kohta ütled? Ma ei ütle midagi, selles mõttes, et mulle meeldivad nagu mõlemad ja mida ma tahan öelda, et tegelikult palju lihtsam on olla musta värviga alustada tätoveerimist, et ainult musta ja valgega, et on palju vähem nagu värvide asjadega tegelemist ja siis seda värvi miksimise juurde õppimist, aga et mul on ausalt sõbrad, kes siis esteetiliselt nagu teevad ka musti tätoveeringuid ja see lähebki neil nagu stiiliga kokku ja sa oled üleni värvilised ja et see ongi nagu iga inimese enda otsus, et
päeva lõpuks on su enda eneseväljendus, mis siis ilmselt on sul terveks eluks, eks ju. Et siis ongi, inimene siis peab stiili järgi valima endale vastava tattoo artisti ja Mulle selles mõttes, et kindlasti on mul just hea meel selles mõttes nagu hindadest, summadest rääkida, et inimesed kindlasti valiksid endale häid tatoveerijaid, see on täpselt nagu ka artistidega, muusikutega, et ikkagi nagu, et see artist, no ka tatoveeringus nii-öelda artist ja kunstnik saaks ikkagi omale sellise õiglase summa, eks ole, ikkagi kätte, et see on siis ikkagi ju tema töö ja tema ju kunsti edasi andmine. Kvaliteet ka. Ja, et kvaliteet just nimelt. Iluteenused nagu tahab kibeleda külgi kodavama juurde minna, aga see, mis sa sealt saada võid, see jumala eest. Pärast teed seda, tätoveeringuga jumal küll, pärast hakkad seda üle tegema. Pärast ongi see, et nuta või naera, et miks ma tegin endale seal ja sain küll odavamalt, sain mingi säästuhinna -75%, aga lõpuks ongi terve elu on sul põhimõtteliselt sul seal käe peal ja aga me jõuame kohe tagasi, me lähme vaatame Laura Lee Challenge'i ära ja me saame kohe juttu rääkida veel ja siis me saame teha ka nendega mingi ühe challenge ära. Lähme vaatame, mida Laura Lee tegi, mida sa tegid? Tegin maske. Tegin maske. Nullist ei teinud, aga peaaegu tegin nullist. Lähme vaatame, mis ta tegi. Tere jälle uus nädal Peksti köögist välja. Olen nüüd siin suures nagu tehases ehk siis Colorprindis. Kõik bännerid, üritused, mis toimuvad, on Colorprindist. Nagu neetsin on ja mina täna sükst asja tegema ei hakka. Mina hakkan tegema City Flash ja Laura Lee logodega maske. Ma mõtlen praegu, et mis seal ikka on, kleps peale ja meie mask on siis, okei, nagu matemaatik, no 10 senti maksimum, aga läheb vist liiga paljuks, et siuke 7-8 senti vist nagu on normaalne. Mis mask see üldse? Need on, selge. Saab lausa reguleerida. Pilt on arvutis nüüd kuidagi saatis siia masinasse ja nüüd ta lõikab seda nüüd siit välja. Ma juba näen mingit kribu-krabu, soita-puta on. Nüüd kuidagi trükib seda siin. Siis on vaja see lõigata see kõik sealt välja. Täppi. Ma näen, ma ei tea, mida ma näen. Ma näen City Flashi ka. Ma teen City Flash on lihtsalt üks must vihmase ilma pilv. Oi, vist ei läinud pekki. No, seda ma tahan siit saada välja. City Flash vaatab ise, kuidas saab. Vaata, kui lihtne mul on. Ma eeldan, et see peab olema sees tühien ja see tuleb ka siit ära, et saaksid City Flashi ja see on tagurpidi kirjutatud, ma üritan nüüd aru saada, kust midagi ära käib. Kui tüütu. See või? Ma ei julge. Appi. Issand jumal hoia. Kui ma nüüd vaatan teiselt poolt, siis mulle tundub, et City on õige. Valmis minekuks. Oih, kurat, ma panin liimi. Nii. Ei, no ma ei tea, nagu minu meelest ei ole millegis probleemi. Mina näen, et on i-täht. Ma ei tea, mis te siin ajate peenusteni asja. Nüüd me võtame maskid, võtame klepsud. Kuidagi juhtub. Mina oleks hakanud ükshaaval näpuga kleepima neid siia, aga nagu ma aru saan, siis selle jaoks on mingisugune masin. Appi. Sükst masinat pole näidki. Oi, jumal. Oleme jõudnud oma maski ja klepsuga ahjupliidi juurde. Paned sinna maski vahele klepsu peale ja siis... Aga seda saab teha alles siis, kui näed, see temperatuur siin on kuskil seal 170 kraadi. Te võite tellida, näete, neil on siin olemas maskid. Võite kirjutada ükskõik mis värvi, ükskõik mis logo saate sinna peale. Tassid lasta teha nagu meie vana hea jumal küll. 2 aastat vana või? Tore, kena. Siukses masinas teha samamoodi mingi punane pliidiraud, mis läheb kuumaks ja siis ma ei kujuta ette. Ma ei tea, minu meelest võiks see City Flash olla nagu keskel. Ma ei tea, sina ei tea. Silva. Sütuspaber? Jah. Täitsa kinni. Ta peab klõksu ära tegema. No veel läheb, paned veel. Issand jumal. See üks kehast läbi. Issand jumal. Telefoni äratas siuke olema.
see ei ole isegi valge, see on hõbe. See on Elkur või? Mine pökku. Otseahjust. See auto all tänu sellele, et Laura Lee on su puse peal. Näed. Nii, otseahjust meie kuumad saiakesed on valmis. Special edition koroonamaskid. Kuna meil ju siiski kaubanduskeskused avatakse, et me saaksime rahulikult shoppamas käia. Need on Helkuriga, nagu te näete vaikselt siit. Est1212. Teie jooksmas praegu bussi peale, siis tuleb auto. Hoidke silmad kõrvad lahti. Ja mis lisaks sellele te saate neid meile kirjutades tellida, osta. Te ise kirjutada colorprinti, teha omale tasse, auto üle kleepsutada ja ka kui tahate meie, mis iganes siis tooteid, maske, mis värvidega, siis kirjutage meile ja saate tellida. Me oleme tagasi DJ Labi stuudios ja meil on 2 väga ägedat ja toredat inimest ka. Nüüd me oleme ära rääkinud põhiteemad juba tatoveerimisest, aga me ei ole veel Kristjani käest küsinud, mis oli tema esimene tatoveering ja miks ja kui vanalt sa tegid? Ma olin vist 20 siis ja siis oligi, et kaitseväes siis Jao kaaslane siis enda masinaga tegi. Ja mis masin see võis üldse olla ise tehtud? Ma ei mäleta, ei ise tehtud, see ei olnud küll. Ma olen ise ka masinat teinud. Ja saab ise teha ju. Vabalt, lihtsalt füüsika, elektroonikavahendite tundmine. Kuidas? Mis see tatoveering oli, mis ta tegi? On see alles või? Küünejäljed nagu. Selja peal või? Jala peal. Okei. Nii, aga siis Laura, kuidas sul see keskmine näeb? Mõtle, kui see Laura küsitakse, Laura näita ma uut tatakat, mis sa teed siis? Aga no niimoodi näitangi, aga nagu tead see kõige lambimini tehtud, tähendaks tavaliselt mul on niimoodi, et ma mõtlen sketši mingi 2 kuud, siis ma lähen kohale ja siis me teeme veel seda sketši 2 tundi. Ja siis ta paneb selle peale, siis mulle ei meeldi, siis ta võtab maha, paneb peale, võtab maha, paneb peale ja siis ma teen selle ära. Aga see oli just niimoodi, et ma tulin kohale, läks esimese korraga peale, teeme ära. 10 minutit. Ja ma saangi aru, et tegelikult need esimesed tatoveeringud ongi inimestel sellised, et nad mõtlevad kaua ja siis lõpuks ei leia endale kohta, kuhu teha, jah? Võib nii olla või? Jaa, nagu, mul näiteks oli see, et davai teen ära. Nüüd on see moment, et samas regretin, et ma tegin nii random asjad omale nagu tegelikult. Selles mõttes meil on tsensuurivaba saade, et me rääkida kõigest ja me juba vaikselt siin juba uurisime, et millised on siis need sellised kõige toredamad tatoveeringud, mis sa oled endale näiteks saanud või ise teinud käte peale või keha peale? Ise endale olen teinud. Ma tegin oma mopsi siia. See on natuke näha, aga see näeb välja nagu panda. Ahah. Ja mis sul seal näpu peal oli? Seda me tegime tüdrukute saates. Me sõbraga kaotasime piirpongis ja siis ta tegi endale Vanda Gangsteri. Avokaado oli ja mina tegin hot shoti ja mõtlesin, teen peidla peale, mul oli üks tatoveering siin puuda, aga nüüd 90% inimesed arvad, see on peeniks. Okei. On sul ka midagi sellist? No mul on siin käe peal on number 7, millega oli siis siuke lugu, et me läksime siis TV3 või Kanal 6 siis otse-eetlisel tatoveerimine, siis eelmise Expo promo ja siis küsiti, et kas ma 3 selle telekanali logo olen nõus tatoveerima, ma ütlesin kindlasti ei ole, aga 7 on mul nagu ka tähtis number elus, et ma võin number 7 teha ja siis öeldigi, et ma tatoveerin siis 7 uudiste logo ja ennem kui me jõudsin telemajast välja, oli juba Delfis uudis, rajuvärk, mees tegi 7 uudiste logo ja juba olid kommentaarid ja ma ei loe enam kunagi kommentaari. Aga mul mingit kummalist ei ole või pigem on kõik siuke, et nagu tuju on, et jah, et ühesõnaga ruumi veel on? Ruumi natuke on ikka. Ma tõesti kardan, kui ma ei tohi tatoveeriks hakata, sellepärast, et mul on nii palju ideed, et ma arvan, ma istuks iga õhtu. Ma ei tule stuudiosse, mul on midagi teha ja siis tuleb homme järgmine terve jalg täis. Kas mõni on tulnud niimoodi ka, et mingi ülipurjus, nagu mega mingi jumal, ma tahan seda ära, teete ära, kõik värk jääb magama ja siis mingi hetk ärkab üles ja siis saab aru, mis ta tegelikult tegi või? Nii kaugele ma ise pole jõudnud tegelikult. Ja ma ei saa võtta purjus klienti, aga nagu tatoveerima tegelikult. Ja. Et kui ta on nagu ütleme... See on ainult filmis vist. Jah, see on pigem filmis, siuke hangoveris. Ja. Sul on see vahe ka, et USAs on väga tavaline walk-in stuudiod, kus sa ei pea aega panema, et sul ongi, et lähed otse peolt, astud uksest sisse, sul joonistatakse koha peal sketši ja juba lähed tooli. Eestis nagu
ma arvan, sellist kohta ma isegi ei tea, kas on või väga keeruline on leida. See ongi vist nendel sa pead aja panema ikka jah. No pigem see EXPO värk, et seal sa vist saad kohe, on ju? Seal jälle oleneb, et kõik artistid, kes seal osalevad, et ma kaldun arvama, et suurel osal neist on ikkagi eelmõeldud töö ja juba klient olemas, et aga kindlasti võib seal olla ka, kindlasti ma arvan, mingid tätoveerid on kindlasti juuksed, kes võtavad seal kohe, kui aeg tekib, siis su pulti ja... Ja. Pigem me oleme näinud vist, me oleme käinud ühel sellel ja seal vist oli juba valmis tehtud need sketšid ja siis sa võisid valida sealt, et ma tahan näiteks seda Flashid. Flashid. Flashdaid Eestis on teema. See on siis näiteks valentinipäeval ja ka Halloweeni ajal ja on siis see, kus praktiliselt iga tattoo stuudio Eestis korraldab siis Flashday, kus siis ongi samamoodi on need valmis sketšid, hind on kõrval, valid välja, et siis ei lähe sellel aega, et sul ongi juba stencil, asjad on valmis pandud, pannakse sul see peale ja et ongi valentinipäeval ja Halloweeni ajal on tavaliselt need jah. No seal on juba kindlad hinnad ka olemas. Mis te arvate, kas mingi natukese aja pärast võiksid juba olla nagu suurema tatoveeringu, ütleme mingi kaelad ja sellised asjad võiksid olla ka inimesed, ma ei tea, seal Riigikogu ees, näiteks meie tulevane president või mingi niisugune asi, kas see võiks olla tulevik või Sliiviga president. Kas see läheb aina nagu ülespoole, see trend? Mina arvan, et inimest ja tema võimekust ei peaks siis määrama tema nagu välimuse järgi ja kuidas ta ennast väljendada tahab, et ma tean väga palju inimesi, kellel on tätoveeringud ja on inimesed, kelle ma austan väga palju ja ma tean väga palju inimesi, kellel on tätoveeringud, keda ma ei austa ja samamoodi on ka mitte tätoveeringutud inimestega, et ma arvan, et inimese väljanägemine või eneseväljendus ei sea siis nagu piire, et milleks ta on suuteline või kuhu ta jõuda võib, et Okei, me oleme nüüd jõudnud sinnamaani, et ma küsin vahepeal ka mõned totakamad küsimused, et kui me need tatokamad küsimused oleme enam-vähem ära küsinud, siis vahepeal tuleb ennast lõdvaks lasta ja meil on ikkagi need samased erinevad kaardid on ja siin tulevad küsimused, kui ma küsin midagi, siis teie pange kohe nagu paugu pealt hops, see, kaua ei mõtle ja kui tuli miskit, siis tuli ja kui ei tulnud, siis ütlete mikrofon edasi või mida iganes, on ju. Esimene küsimus on kohe selline. Kas seksuaalne rahuldamatus on kunagi olnud sinu puhul lahkumineku põhjuseks? Jaa. Sinu puhul? Jah. Mis naised ja mehed teil olnud on? Kas oled kunagi kahelnud oma enda seksuaalsuses? Kuidas täpselt? Ei ole. Ei ole ka. Iga jumala päev. Ahah, selge. Mis on sinu suurim saavutus väljaspool tööd ja karjääri? Mis sa arvad? Ma ei tea. Pole isegi analüüsinud ennast, nii ei tea. Ei oska ka öelda kus juures. Laura? Väljaspool tööd ja karjääri, kas siis kool läheb sinna? No äkki jah. No minu kuldmedal ikkagi. Ahah, ja. Ma olen matemaatika-olümpiaadi võitnud. No vot, hakkab tulema. Ja sa kolisid Itaaliast Eestisse. Welcome to Estonia. Ka võimalus. Mis on olnud sinu kõige suurem läbikukkumine ja mis sa sellest õppisid? Ära astu maamiinile. Astusid jah? Jah. Mis juhtus? 10 operatsiooni. Ai. Jalgpall. Ahah. Ja mis sa sellest õppisid? Mul ei meeldi tiimikaaslastega koostööd teha. Selge, Laura. Mis see küsimus oli? Et mis on olnud sinu kõige suurem läbikukkumine ja mis sa õppisid sellest? Ma arvan, et Viljandi gümnaasium õppisin seda, et ära koli Viljandisse. Jaa. Aga kuigi Viljandi on väga tore linn. Jaa, aga nagu kui sulle Tallinn meeldib, siis ära koli Viljandisse, see ei ole sama, mis Tallinn. No see oli natukene vale käik jah, sest et Laura jah, okei. Aga no see selleks, mõni teine saade. Kas on midagi, mida sa armastad teha, hoolimata sellest, et oled selles üsna koba? Näiteks. Jah, vahel on tatoveerimine küll niimoodi. Mis sa arvad? Millest sa kobaled, aga sulle jõhkralt meeldib teha, sa mõtled Ma ütlen ausalt, mulle ei meeldi enamus asju teha. Mul on raudselt hea seal. tantsida. Ma võin tantsida kogu aeg, aga ma väga hästi Aga väga hästi ei oska. Vähemalt sa julged tantsida. Kas on midagi, mille kohta sa tead, et see ei ole sulle kasulik, kuid ikka teed seda edasi? Suitsetamine. Tõmbas suitsu kohta. Laura? Sa oled nii tervislik või? Ma sõidan vahepeal lühikesi maid ilma prillideta. See on väga halb, sest et sa isegi ei näe, näiteks kui ma siit näiteks midagi sa ei näeks ju. Ja. Nii, ja siis meil olegi väga palju... Kas inimesed, kes loevad palju raamatuid, on targemad nendest, kes vaatavad palju televisiooni? Põhjendage. Raamatus on rohkem infosi.
mis sa arvad? kui just televisiooni, siis jah, siis televisioonis on väga suunatud info, aga tegelikult ma leian, et ei ole vahet, et kuidas nagu see informatsiooni võtad. Et see võib olla videokujul, see võib olla audiofaili kujul, see võib olla raamatu kujul, aga ma arvan, et televisioon ise on nagu palju kitsam, kui on raamatute aga ise jõuate midagi teha, televisiooni vaadata või raamatuid lugeda? telekas. Ma olen ka pigem telekas. Ma ei vaata ei telekat ja ma hetkel ei loega raamatuid, et pole aega. No, väga, praegu ei olegi aega millegi jaoks, ma vaatan, kõik inimesed on väga pisid. Ma pigem ma arvan, et sõltubki nagu sellest, kui sa loed Pepast nagu raamatut, siis nagu sa saad nagu Aktuaalsest kaamerast rohkem vaata, aga samas vastupidi, kui sa vaatad Pepa multikat ja loed nagu mingit kellegi mingit elulugu, siis sa lähed sealt nagu rohkem. Filmiga saad alati kuugelda juurde asju. Järgmise küsimus on selline hästi kiire, konkreetne, kohe tuleb vastata, nimeta midagi, mis on igal mehel olemas. Mehe au. Mehe arvamus. Külm süda. Ahah, naiste vastused. Nimeta midagi, mis on kõige jubedam jõulukink. Polnud piisavalt jube, et meelde oleks jäänud. Ahah, sokid. Laura? Soolane söök, ei tegelikult ei, söök on hea. Söök on alati hea. Ma isegi ka ei tea, kõik sobib, andke kõik mulle. Kuule, aga okei, meil on siin veel jäänud viimane mäng, võtan siit ühe selle pildi, ma vaatan, mis pilt nagu sobiks nagu teile rohkem, võib-olla see pilt. Nii, ja nüüd ma panen selle pildi siia kaamera ette, teie üritate vaadata sealt meie siis televisioonist ja mida te näete, ütleme, kui te nüüd väga hästi ei näe, ma pean siit kuidagi niimoodi tulema. Vaadata, kuidas ma tulen siit. Niimoodi või? Ja niimoodi. Ei, niimoodi, jah. Nii, pilt on selline. Ja Kristjan, ma kohe näitan sulle ka seda. 1, 2, 3. Mida sa näed siit? Tuleb sinu film. Film? Jah, sinu story sellest. Minu story sellest. Mis sa näed siit pildi pealt? Seal on toimumas midagi väga lõbusat 4 inimese vahel. Konkreetsemalt tahad ka midagi öelda, mis seal võiks nagu juhtuda või? Seal võib palju asju juhtuda. Aga nad on vist paljad seal. Juhtumisi võib olla. See kusjuures meenutab seal mustlase jaanipäeval, kui ma kukkusin tünnisauna ja seal oli naised. See oli ainult mees? Jaa. See oli fantastiline seiklus ju. Jaa, sõber kukutas mind siis. Ahah, sõber tegi. Ja Laura, mis sa oskad selle kohta öelda? Sa ju ei näe ju mitte. Ulata Laurale seda, et Laura tõesti ta ei näe, ta on väga pime. Mulle tundub, et need on kõik naised ja ehk siis ma arvan, et see on minusuguste naiste õhtu, et siis kõik kahtlevad oma seksuaalselt. Nii. Kutsute Gigolo. Ja nüüd me oleme jõudnud selleni, kus me teie üritate siis teha üle Laura-Lee meie saates siis praegu rekordid. Miski pärast keegi usu, et ta seda esimese korraga tegi. Meil on video sellest YouTube'is. Aga ta tegi seda päriselt esimese korraga ja ta tegi selle 25 sekundit selle aja ära. Mul tulen nüüd siia poole, äkki sa... David, natukene lähed siia poole, ma annan David. Iga kord on erinev nimi. David. Nii, mina panen selle kinda siia, eks ole, ja Kristjan alustab, sina võtad ühe käega, sul on ainult võimalus enda käsi siia sisse libistada, siis sa võtad selle ülesse ja enam sa ei tohi kasutada mitte ühtegi kehaosaga, mitte midagi, sa vajad õhus, kasutades ainult oma sõrmi ja siis lõpuks ta peab sulle nagu kätte sattuma, ta ei pea täitsa 100% ja siis kui me näeme, et ongi, siis on stopp. Sõrmed peavad sees olema. No proovime. Nii, 3, 2, 1 ja läks. Nii, ja nüüd juba tõstad õhku ja läks ja nüüd üritad. Sul on... Ja käsi peab sul täitsa kohe tead siin niimoodi ja õhus olema, väga hea. Juhuslikult, kui tuleb raskusi, siis ma olen siin selle jaoks, et siin natukene abistada, me saame teha neid sellised, neid... Mul ei ole 25 sekundist, mul on minu meelest juba valesti seal. Mida ma aitan? Ahah, tundub, et midagi õige, täpselt ja sõrmedega saad aidata teist. Kui sa tahad abi, siis läheb 10 sekki sul juurde. Ahah, tundub, et sa said selle. Tundub, et 34 sekundit. Tubli! Sa tegid teise koha. Tubli. Nuki. Issand, kõigil on üle minuti. No nii. Meil siin eelmine saatekülane tegi 2 minutit. Sa vist tahad, kumba kätt sa kasutad? Parema käega, ma kirjutan vasakuga, mul on parem käsi mugav. Ahah, okei. Samamoodi, et sa paned selle käe siia korraks ja siis tõstad selle üles ja siis oma kätte siis abil. Nii, 34 sekundit jätta meelde oli sinu aeg.
mis on väga hea aeg, et pole ammu keegi nii head aega teinud. 3, 2, 1 ja läks ja Davidi kas tuleb tätoveerija kas tuleb siit hoopiski rekord, meie saate rekord, seda meil täpselt ei tea. Ma olen valmis juba virutama seda. Laura, sina ole valmis selle jaoks, et seda natuke abistada. Sa saad kasutada jõudu niimoodi, et paned selle käsi üles ja ta annab sulle natukene mingisugust, täpselt mingisugust teatuid liigutused annavad eelise. Ja see on, ja kusjuures see on, ja loodame, et mingid viipeinimesed ei vaata praegu, mida me täpselt siin ütleme. Keegi on niimoodi viipega ees. Ja. Tundub, et praegu on 34 sekundit on läinud üle. Siin puud on väike sõrmjala. Nii, mis seal toimub. Ja sa pead teiste näppude, kusjuures on väga hea harjutus ka tatoveerijatele. Miks mitte, sellepärast, et pikk töö, sõrmelihased, 6-tunnised tatoveerimistööd ja tundub, et on vist kõik ütleme 50 sekundit läks sul. Väga hea, tubli, väga hea saavutus täna meil mõlemad. Tavaliselt on ikka üle minuti vähemalt läinud. Täpselt, väga hea. Kohe näha, et tatoveerija. No näed, kohe näha, muidu keegi siin vingus, et ma olen möös, mul on suurem käsi, see kinnas on kitsas, ma ei saa, mul läheb 2 minutit. No siin on tõestus praegu, et ei loe. Täpselt. Kuule, me anname, Kristjan, sulle veel rääkida siis sinu toodetest, asjadest, kus leiab Instagramid, Facebookid ja nii edasi. Instagramis siis oleme Estonian Tattoo Supplies, väga pikk kasutaja nimi, tühikud on allkriipsud. Ja siis seal siis selle kaudu siis saabki põhimõtteliselt pöörduda meie poole ja seal saab ka kodulehe, kus siis saab tätoveerimiseks vajalikud tarvikud, kuid siis samas on meil ka selline streetwear liikumine, mis on siis Estonian Tattoo Syndicate. Ja siis selle Instagram on ET Syndicate, need on kõik lingitud, peaks olema, et kui nüüd ühte Instagrami seal jõuda, et siis seal peaks olema mingi peos siis ka link nagu järgmisse. Ja siis on puisad, on särgid, on sellised poekotid, tootemäega äkki vist. Ja siis maskid, mida te enne juba ees nägite, et sellised. Väga lahedad. Kas see Syndicate tähendab seda, et teid on nagu päris palju, kes on selle asjaga nagu liitunud? Jah, et Syndicate siis definitsiooni kohaselt on siis ise tekkinud liikumine, mille on siis ühine eesmärk. Ja siis miks me üldse need nagu riided tegime, et inimesed, kuna see oli algselt siis selle poe logo ja inimestele tootult see logo meeldis ja hakati meilt nõudma siis neid riideid ja särke ja siis me aastaid ei teinud ja siis me lõpuks tegime ikkagi nõudmise peale ja nüüd ta on siuke. Kuule, aga nüüd on, ma saan aru, et sa paned loosi päris uhke auhinna ja me ei loosi, näiteks täna me loosime, kohe hakkame loosima, siin Laura sa oled valmis, me anname siin 1 inimesele küll, aga meie anname lausa vist 6 inimesele või? Me paneme 6 inimesele auhinnad välja ja see tähendab seda, et mis seal 6 auhinna sees tuleb? Loosime välja siis 5 maski ja siis 1 selle poekoti, et saad kokku võltida, tasku panna, vältida siis kilekottide kasutamist. Õige. Mõnus shopata. Nii et kokku üle 50-60 euro see auhinna sellise potsiku paneme siis loosi. Kohe peale meie saadet saate siis minna meie Facebooki, otsida üles, mitte Facebooki, seekord me teeme selle mängu, me juhatame selle Instagrami ja seal Instagramis leiate ka üles Nuta või Naera ja sealt juba leiate edasi ka siis teie lehe ja sealt te peate siis panema nendele laigi ja meile laigi ja siis nii see mäng käibki. Aga kust me sinu leiame? Jep. Instagramist David Alero. Kuule, aga väga tore ja kas me näeme sind ka võistlustel? Ei näe, aga ma olen ise seal koha peal olemas, ma ei võistle nagu. Ühesõnaga, tegelikult kui inimesed tahavad, nad nägid, et millega sina tegeled ja värk-särki, siis nad võivad sinuga vabalt ühendust võtta ja sa oled valmis tegema kõikidele tatoveeringuid. Absoluutselt. Väga hea, suurepärane. Ükskõik mis keha osale, lihtsalt mainin. Täpselt. Ja me teeme nüüd, me lähme korraks Tai Andrese juurde. Tai Andres on meil Tais. Tai Andres on Tais. Ja Tai Andres on meil Tais ja Tai Andres näitab nüüd väga lahedat randa. Ja võid olla mitte paida Nii, oleme praegu siin Bambuu saarel. Vesi on imeilus, läbipaistev. Vaadake, milline vesi siin on. Bambuu saar asub Pangna, ja siis Krabi ja Piipi keskel täpselt.
aga ta on hästi ilusa veega saar selline, kuigi siin käib päris palju turiste. Näete, seal tagapool paremat kätt on turistide kaatrid. Meie tavaliselt peatame oma kaatri natuke siin eraldatud kohas. Näete, see on meie kaater siin. Lähme kõnnime sinna natuke tahapoole ka, siis ma näitan teile sellist asustamata randasid ka sealpool. Näete, olete postkaardid kindlasti seda pilti ka ennem näinud. Ja näete, siin edasi tulevad sellised väikesed rannakesed ja neid tuleb umbes 10 tükki tuleb järjest. Täiesti privaatsed. Et mida rohkem sa edasi lähed, seda privaatsemaks need rannad lähevad. Ja vaadake huvitava kujuga kivid siin. Lihtsalt pões vesi on neid uuristunud. Äkki krabipoiss jookseb ringi siin. Et selline saar siis. Tai keeles kutsutakse seda saart veel Koh Pai. Ehk siis mina ütlen väike hüüdnimi ka selline nagu Pai saar. Või siis Bambuu, nagu kõik tunnevad seda saart. Seal tagapool, see saar on Mosquito Island. Seal saarel on ühed koopad sellised, kus elavad moskiitod sees. Lähed sinna koopasse, lööd üleni kaetud sääskedega. Sinna inimesi ei lasta. Aga jah, vesi on siin selline. Vaadake, kuidas Paradiisi saare, Paradiisi ranna vesi sillerdab. Päikeseloojang selline täna siis meil. Väga ilus. Tšau päike, homme näeme. Nuta või naera on tagasi ja tõesti väga lahe video oli seekord Tai Andrese poolt. Tervitusi sulle sinna Taisse. Kindlasti tahaks sulle juba külla tulla. Nii ilus ja tore läbipaistev vesi, et uskumatu, et meil võiks ka Eestist selline juba tulla. Ei jõua ära kannatada. See koroona ajab kõiki oksele lihtsalt. Aga meie oleme valmis nüüd kohe ära loosima auhinna. Meil ongi ainult üks auhind, mis on siis 5 erinevatest sooladest ja need soolad lähevad gurmee sooladest ja need lähevad siis ühele inimesele. Ja ärge unustage, et täna siis kell 9 ka, täna siis laupäeval kell 9 on meil siis DJ-de setid veel, kella 9-st iga DJ mängib pool tundi. Nii et mina mängin, siis on meil Dropwave ja USA-st DJ, kes mängib hardcore'i. Nii et vaadake kindlasti, olge meiega siis samal lainel siin, pange subscribe DJ City Flashi YouTube'i lehele. Okei, nüüd me oleme valmis. Kristjan, sina keerutad mingisuguse numbri. Laura läheb siis meie Facebooki mängu peale, sealt võtab, siis hakkab scrollima, lugema. Nii. Valmis? Trummipõrin. Number 4. Ja stop. Sorry. Ma võtsin tema oma peale. Aha, väga hea. Nii, ja mis number oli? Number 4. 1, 2, 3, 4 ja võitja on, nüüd tuleb uuesti see trummipõrin. Liia Piirsoo, palju õnne, saate omale luksussoola. Vaata, et sa soolaga ennast üle doseeri. Üle soola, jah. Ja meil läheb siis peale saadet kohe uus auhind, nii et kes ei võitnud enda neid auhindu, siis on, lähevad maskid. 5 maski või 6 maski. Sest et kaubanduskeskused tehakse lahti ja kui sa tahad shoppata, siis tõmbad maski ette ja siis võtad 2 tunni tagant tuua. Viimane aeg endale maske soetada. Nii, aga nüüd ma jätan teid kähku lobisema, ma lähen sinna, Mikker särgib meie siin vahepeal, me jäime siin Davidiga veel jutlema. Üks asi jäi täiesti rääkimata. David, sul on oma enda podcast. No me 3 teeme podcasti nüüd ja Karmeliga, Sühiskond ja Eerika, kes töötab stuudiomalmis managerina. Et nüüd hakkamegi 3 rääkima kogu selle Eesti tatoveeringust nagu. Ehk siis algusest lõpuni, ehk siis nagu kliendi baasil kui ka nagu nii-öelda
tätoveerijatest ja kui ka kogemustest nii edasi. Ehk siis nimesi ei nime. Et nagu noh, meil on niisugused jutud ka nagu on tätoveerijad, kes halvasti nagu klientidele nagu räägivad. Väga lahe. No ikka on seal väga palju teemasid nagu, mis on rääkida tegelikult. Et tegelikult on ka neid tätoveerijaid, keda võikski niimoodi esile tuua, et ärge pigem nagu nendega tegelega. Et... Ei no, me ei hakka nimesi nimetama. Aga neid on, jah? Me ei hakka tekitama beefi kommuuni, aga on, aga me lihtsalt nagu tahaks, et selles Eestis on niisugune podcast ka, et inimesed saaksid aru, nagu, mis toimub siin, sest keegi midagi ei räägi sellest. Ja et seal on väga palju asju, millest on rääkida kindlasti ka, sest meil tekkis olukord niisugune, et taheti bännida sinine ja roheline värv, mis saab rõivast rohkem rääkida sellest midagi. Euroopa tasandil. Ei, see on... See on keeruline, et sellest võib-olla äkki mingeid Kingchatis räägimegi. See on palju pikem teema, et... Seal on rohkem rääkida meil, inimesed saavad arutada. Eesmärk on, et need värvid oleks ohutud, millega kõik on nõus, aga seal on lihtsalt mingit nonsensi, kus tahetakse pidata ära siis tegelikkuses ohutuid tooteid, sellepärast, et eks me räägime sellest kunagi. Kas te tätoveerite, sellise sündikaadil on omaenda sellised mingid üritused ka, mingisugused peod, oletame, kui nüüd see koroona saab kõik läbi, kas on sellised ühiseid kokkutulemisi ka, kus nüüd kõik saavad kokku, panevad pidu ja kuulavad, mis muusikat või ma ei tea, mis te teete seal? Kindlasti tuleb ju. No sündikeedil otseselt ei ole, aga võib alati teha, et aga kindlasti tattoo-üritused, et siis kas nüüd on tulemas? Expole septembris kindlasti ja Incognito ka siuke väike butiik tattoo-üritused, mille toimumise ajad on praegu selguseta, kuna koroona. Ja. Kuule, aga fantastiline, nii et kõik sai ära räägitud, nii et mingi hakake tegema endale tätoveeringuid selles mõttes, et mina olen seal faasis, kus ma olen ühe tätoveeringu ära teinud, ma tahaks täiega veel, ma tahaks veel teha, aga ma ootan seda aega, kui ma hakkan raha teenima ja siis ma saaksin neid rohkem teha, et see koroona aega, nagu ikka on see rahakott on jäänud väga tühjaks, et ei ole saanud teha neid. Palun pange tippi. Meil saaks uue tätoka. Ja ma olen nagu väga nagu tead, mis oleks kade, et aus? sina said täna mina tegin City Flashi logo, sina pead Laura Lee logo tegema. Davai, ma teen perse peale. Aga sest suur lame logo, see mahub sinna väga hästi. Üle tagumiku. Ja siis kui midagi on halvasti, sa saad seda näidata. Aga me lähme nüüd viimase laulu juurde ja me ei ole mitte ühte korda teinud sellist laulu, mis räägib nagu kodust. Järgmine nädal ilmub meil uus lugu, kusjuures. Issand, me ei rääkinud sellest mitte midagi. Järgmine nädal näete laivis ka. Näete laivis ka. Loodetavasti kogu koosseisus, kuna laulus osaleb kokku 3 inimest. 4. Ja need kõik loodetavasti on järgmise nädala laivis platsis. Jep. Aga teeme siis ühe sellise vähe kurvema noodiga loo, sellepärast, et kõik me istume kodus ja meil on päriselt ka okseni ja me tahaksime juba tahaks tegelikult, et seda ei oleks. Me kõik tahame, et me saaksime liikuda ringi rohkem ja see lugu räägibki kodust ja meie lugu home. Aitäh, Kristjan, aitäh, David. Me laseme teil nüüd... Neil on sõnad peas juba, me andsime teil sõnad, need hakkad kaasa laulma. Oleks pidanud paberilehe peale. Ja, täpselt. Okei, läks. Oota, ma saan püsti ennast. Te võite nagu, ma ei tea, veivida taga. No time, no hate, no run, no fate. Kui me Jacksid ka oleks kaasas, me saaksime praegu põlema panna. Saaksid tätoveerimist apakaadiga samal ajal, et sulle midagi teha. Wherever I go, ja. no matter how long. Kes suitsetas seda alati Jacks kaasas? I always wanna go. I 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 wanna go home. See on ainukene pidu, mida saab koroona ajal. Meil on pidu! Here we go. Ja kui teie kodudes on ka igas, siis tantsige koos meie kaasa, kui te näete, meil on praegu moes käte need lained. No time, no hate, no run, no fate. A million miles away from my place. Wherever I go, no matter how long, whatever I do, I always wanna go home. Aga praegu on vastupidi, ma tegelikult ei taha koju minna, ma tahan kodust välja saada. Vastupidi.
I don't wanna go home. Ja uuesti meil on käed üleval. Hey, 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 hey. Ei oo, ei oo. Viimane kord, kõik, kes teavad sinu lavalt kaasa. I wanna go, 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 I wanna go home. Wherever I go, no matter how long, whatever I do, I always wanna go home. Ilusat 1. maid teile. Tšau! Ciao. City Flash Radio. Ja võid olla mitu maid ainult.